See on artikkel sarjast Nutikas Eesti ettevõte. Ja mina olen Olga Luščik, ettevõtte DigiWise konsultant. Tere tulemast meie tänasesse süvaanalüüsi, kus me võtame ette ühe teema, mis puudutab vist väga paljusid. Nimelt see, et tõeline digitaliseerimine ei tähenda alati seda, et sa pead kohe tormama mingit uut ja hirmsat või kalli litsentsiga tarkvara ostma. Absoluutselt. Väga tihti on lahenduseks hoopis sellesama olemasoleva süsteemi nutikas optimeerimine, mille eest sa ju tegelikult iga kuu juba maksad. Täpselt. Ja see ongi meie tänase süvaanalüüsi tuumsõnum. See on tegelikult üks suurimaid lõkse, kuhu ettevõtted astuvad. Juhid lükkavad digitaliseerimist edasi, sest nad kardavad tohutuid investeeringuid ja pikki juurutusprotsesse. Aga reaalsuses vedelevad võimsad tööriistad tihti juba seal virtuaalsel laual, ootavad lihtsalt õiget seadistust. Ja meil on selle kohta väga eluline näide ühest Lõuna-Eesti teenusettevõttest. Kujuta ette olukorda. Neil on 5-liikmeline müügimeeskond, teeb igapäevaselt hullupööratöödeks, aga on üks kriitiline probleem. Kogu kliendi suhtlus ja tehingute ajalugu elab ainult nende isiklike e-mailides. Mis tähendab seda, et müügijuht on täielikus teadmatuses? Jah, täiesti pime. Ta ei tea, kes päriselt müüb või millises faasis mingid läbirääkimised on. Ja kui keegi peaks näiteks haigeks jääma, siis tema asendamine on praktiliselt võimatu, sest info on lukus ühe inimese postkastis. Just, ja siin koorubki lahti selle olukorra suurim iroonia. Kui me hakkasime ettevõtte protsesse kaardistama, siis selgus, et nad maksid juba iga kuu 120 eurot CRM-i ehk siis kliendihaldustarkvara litsentsi eest. Ehk siis süsteem, antud juhul Pipedrive, oli neil tegelikult täiesti olemas. Täiesti olemas, aga seda kasutati lihtsalt nagu mingit ülikallist digitaalset kontaktiraamatut. Seega lahendus ei vajanud üldse uut eelarvet ega IT-arendust. Muudatuse hind oli täpselt 0 eurot lisainvesteeringut. See 0 eurose lisakuluga lahendus kõlab muidugi nagu iga juhi unistus. Aga me ju teame, et tarkvara ei hakka iseenesest müüki juhtima. Et see olemasolev CRM päriselt koheseks müügi jälgimiseks tööle panna, pidite alustama vundamendist. Tuli luua meeskonnale ühine keel. Ja see tähendas müügitsükli staatustes selget lahtijoonistamist. See oli tegelikult murdepunkt, sest enne polnud kellelgi selget ülevaadet. Me defineerisime konkreetsed faasid esmakontaktist kuni lepingu allkirjastamiseni. Just nimelt. Kui see visuaalne toru on sul ees, siis tekib kohe arusaam, kus maal iga tehing parasagu on. Aga sellest visuaalsusest üksi pole kasu, kui andmed sinna ei jõua. Seepärast oli järgmine loogiline lükke e-kirja vahetuse integreerimine. Kogu kliendi suhtlus suunati isiklikest postkastidest otse CRM-i. See on muide üks suurimaid pudelikaelu, mida me digitaliseerimise juures pidevalt näeme. Kui see meeskond sai oma kirjavahetuse ühises süsteemi, muutus ilmselt kogu ettevõtte hingamine. Info muutus läbipaistvaks ja see asendatavuse probleem lihtsalt kadus ära. Kadus täielikult. Kuid ainult andmete nägemisest ei piisa aja säästmiseks. Siin tuli süsteem ka automatiseerida. Süsteem seadistati automaatseid meeldetuletusi looma. Näiteks, kui tehing jõudis faasile, kus oli vaja juriidilist kinnitust, siis saadeti juristile teavitus. Jah, täpselt. Süsteem saatis automaatselt teavituse ettevõtte juristile, et leping vajab ülevaatamist. Inimesed ei pidanud enam 11 mööda kontorit taga ajama ja et käsitööd veelgi vähendada, liidestasime CRM-i otse äriregistriga. See liidestus on suurepärane näide sellest, kuidas nutikas seadistus tappab rutiini. Piisab vaid kliendi registrikoodi sisestamisest ja kõik andmed täituvad väljadel automaatselt. Enam pole mingit topeltsisestamist. Mis hoiab kokku nii aega kui ka väldib näpuvigu. Lisaks, ja see viib meid juba natuke moodsamate tipptehnoloogiate juurde, tõime protsessi sisse ka häälsisestuse ja tehisintellekti. Whisperflow abil vist? Jah, see on tase, kus me muudame müügiinimese elu füüsiliselt lihtsamaks. Praktikas näeb see välja nii, et spetsialist istub pärast kliendi kohtumist autosse ja lihtsalt dikteerib oma märkmed otse CRM-i. Tohutu aja kokkuhoid. Absoluutselt. Ja kui tegu on virtuaalkoosolekuga, siis tehisintellekt koostab automaatset kokkuvõtte sellest, mida räägiti ja mis on järgmised sammud. Need optimeerimised muutsid kindlasti kogu tiimi dünaamikat. Kuid siin peitub ju üks väga oluline varjatud väärtus, mis puudutab otse juhtimise kvaliteeti. Juba 6 kuu pärast näitasid need andmed midagi väga spetsiifilist.
andmed näitasid halastamatult, aga õiglaselt välja meeskonna nõrgimal lüli. Ja seda täiesti objektiivselt. Just, see on uskumatult oluline moment, sest läbipaistvus toob kaasa vastutuse. Enam ei saanud juht toetuda kõhutundele või sellele, kes on koosolekutel kõige valjuhäälsem. Andmed näitasid täpselt, kellel jäävad tehingud pooleli või kes ei tee järeltegevusi. Ilma seda protsessi optimeerimata ei oleks seda juhtimisotsust saanud kunagi teha. Juhtimine muutus lõpuks faktipõhiseks. Mis teebki asja nii paelevaks? Nad maksid selle objektiivsuse ja efektiivsuse eest kogu aeg. Nad lihtsalt ei osanud seda lahti lukustada. Ja kui me nüüd peegeldame seda tänast süvaanalüüsi sulle, hea kuulaja, siis tekib paratamatult küsimus. Kas ka sinu ettevõttes makstakse iga kuu kinni mõni tarkvara, mille potentsiaalist kasutatakse tegelikult vaid väikest murdosa? Sest probleem ei ole ju tegelikult peaaegu kunagi tarkvara puudulikkuses. Probleem on tervikpildi ja läbimõeldud protsessi puudumises. Tööriist ei lahenda probleemi, kui sa ei tea, millist väärtust sa luua tahad. Täpselt nii. Tõeline digitaliseerimine nõuab esmalt süsteemset mõtlemist. Ja selleks, et tänast süvaanalüüsi lõpetada, jätan sulle ühe mõtte, mida endaga kaasa võtta. Kui tehnoloogia on sul juba olemas ja rahaline lisakulu on 0 eurot, siis mis on see tegelik psühholoogiline või juhtimisalane barjäär, mis takistab sinu meeskonnal juba makstud tööriistu täisvõimsusel kasutamast?